Olgu ma kui tahas innovaatilised, aeg-ajalt hiilib ikkagi pähe mõte, et maailm on tegelikult suures osas valmis. Ja need põhilised funktsioonid, põhilised rõõmud tulevad ikka nendest tuttavatest kohtadest, olgu selleks siis hommikune hambapesu või õhtune leiliskäik, aga ootamatult on selgunud, et maailm ei olegi tegelikult valmis. Need vanad sisse tallatud rajad, mis meile kõigile on hästi tuttavad, on küll hästi ees näha, aga siis kui sinna kõrvale järsku panna see nii-öelda uus võimalik teekond, võib selguda, et tahagi enam minna sinna vanasse sauna või tahagi seda vana head hambapastat. Ma ei viska siin lihtsalt mingeid suvalisi näiteid õhku, vaid vanad ärid uues kuues meie järgmisel paneelarutelul on need teemad vägagi elus, vägagi olemas ja mul on hea meel tervitada häid paneliste. Ilma pikema sissejuhatuseta, Andrus, ma olen kuulnud, et sa tegelikult vihkasid lapsepõlves saunas käimist. Ma saan aru, et siis ikkagi Sigmund Freudil oli õigus, et kõik suured asjad saavad ikkagi alguse lapsepõlve traumadest. No nii ta on jah, et kui mina lapsepõlves saunas käisin, siis minu isa armastas sellist 100-kraadist sauna ja ta viskas ka hooga leili. Lava oli tulikuum ja mulle alati tundus, et ma ei saa mitte kunagi aru, et miks inimesed saunas käivad. Sest suhtes see on ju valus ja mul ainult üks mõte tekkis, et sealt kiiremini välja saada. Ja ma ütleks veel rohkem juurde, et kui reedene päev juba saabus, siis ma teadsin laupäeval saunapäev, siis mul juba tuju oli natukene kehvem. Marilyn, kas sul oli ka lapsepõlvest trauma hambapastaga või kuidas see sinu äriidee alguse sai? Kusjuures oli küll, et minu jaoks oli probleem selles, et ma ei viitsinud väga hambaid pesta. See tundus nii tüütu tegevus ja kindlasti see mündi asutamine oli ka kannustatud siis sellest, et muuta hammastepesu ägedamaks ja just lastele tegevuseks, mida oleks tore teha. Lapsena sul oli probleem selle ilusa hambapasta tuubiga, kus olid printsessid peale. Minu tütar küll armastab neid ja ma arvan, et ma õnnestub ta meelitada hambaid pesema just tänu nendele efektsetele hambapasta tuubidele, millele sina, ma saan aru, oled sõja kuulutanud. No minu jaoks ei olnud niivõrd kõige tähtsam see tuubi välimus, vaid see tegevus ja see, mis seal tuubi sees on ja sellele me rõhume ka mündis. Evelina, Gerda, ma saan aru, et Oreka sektor vaagub hinge, aga teil on pidu. Kuidas nii? No pidu, ma ei ütleks, et meil pidu on. Ütleme nii, et... nii rõõmsad. Käibed kasvavad. Käibed kasvavad küll, aga pidu oli kindlasti enne koroonat suurem. Aga ei, meil on hästi hea meel, et me juba alustasime ju enne koroonat sellega, et pakkuda väga automatiseeritud teenust võib-olla sellises traditsioonilises valdkonnas ja ma arvan, et selle koroona andis võib-olla natuke sellise tõuke, et tarbimisharjumused on natukene muutunud ja inimesed otsivadki sellist kontaktivaba majutusvõimalust. Inimesed kardavad inimesi, sellest peitub see teie äriidee praegu, et tahaks küll, et kodus ei jaksa enam olla, tahaks minna reisile, no reisile minna ei saa, võtan siis vähemalt selle toa kusagil teises linnas, aga inimest ei taha näha. Jah, täpselt nii, et meil on võimalus ju tegelikult kõik need kodused mugavused, mis ongi ka kodus olemas, aga lihtsalt väike keskkonnavahetus, kindlasti inimesed soovivad seda ja on olemas siis näiteks köök täisvarustuses ja kõik muud asjad ja teisest küljest ka hotellimugavused, et teedki check-out'i ja ei peagi koristama enda järgi, et selles mõttes selline kombineeritud hotelli ja külaliskorteri versioon meil. Ma käisin hiljuti ühes hotellis Tartus. Terve korrus oli minu päralt. Väga mõnus, et selles mõttes ei olnud mul küll nagu kahju seda rahakest sinna jätta. Ma saan, et teie korterid on täis või vähemalt kasv on hoogne? Kasv on hoogne ja, et me olemegi tegelikult seda koroona aega ära kasutanud ka jõudsaks laienemiseks, nii et kui me alustasime 2,5 aastat tagasi Tallinnas, siis tegelikult tänaseks meil on korterid ka Tartus ja tuleb ka teisi asukohti Tallinnas, et me siis põhimõtteliselt tegelikult ühendamegi selle, et klassikalise hotelli mugavused, siis samas sellised tehnoloogilised võimalused, mida tänapäeva tehnoloogia võimaldab
võimaldab ja siis sellise võib-olla, miks Airbnb ja külaliskorterid on hästi populaarsed, on ju ka selline personaalne lähenemine ja see, et sul on köök olemas ja sul on sellised mõnusad kodused mugavused, et sisekujunduse poole pealt me oleme hästi palju ka siis vaeva näinud ja mõelnud selle kliendi kogemuse peale. Väga uhke, me räägime nendest tehnoloogilistest lahendustest ja võimalustest, kuhu veel minna saab sellega hetke pärast, aga Katrin, sel ajal, mil vandenõuteoreetikud kardavad, et neile süstitakse kiibid naha alla, on kaunis provokatiivne tulla nüüd turule lahendusega, kus lihtsa inimese töörõivad on kiibistatud. Miks te seda teete? Just nimelt, me oleme siis enda traditsioonilise töörõivateenuse uuendanud ja lisanud sinna kiibid ja põhjus tegelikult on lihtne, et kiipide abil on siis võimalik näha näiteks, millises staadiumis riie asub, et kas riie on veel näiteks tarnes autojuhi käes, on ta veel näiteks meie juures teeninduskeskuses hoolduses või on ta juba kliendini jõudnud. Ja lisaks on võimalik nende kiipide abil ka näha, milliseid toiminguid on riidega tehtud. Kas riiet on näiteks parandatud, on ta välja vahetatud või kas seda riiet tegelikult üldse kantaksegi? Kas inimene ise ka teab, et tal see kiip on kaasas, kui ta tööd teeb? Tegelikult teavad ja meil on ka olnud tegelikult juhtumeid, kus neid kiipe on siis riiete pealt välja lõigatud ilmselt selle jälgimishirmu ohus siis, aga siinkord saan kõikidele kinnitada, et me ei jälgi inimesi, vaid me jälgime ainult enda tööriiete liikumist siis sellel trajektooril. Kuidas seda siis nüüd lahutada? Et on analoogne postipaki teenusele, et meil on olemas kontrollpunktid, kus me saame siis seda riide liikumist näha ja need kontrollpunktid asuvad siis ainult meie pesulates ja meie teenindavas transpordis. Nii et kogu aeg ei olegi teada, kus tööinimene askeldab, vaid ainult siis, kui ta pesumasinasse peaks sattuma. Just. Okei. Kas 2019, Marilyn, kui te alustasite sellest ajast nüüd vaadata seda nii-öelda uue hambapuhastusviisi arengut. Ma kujutan ette, et inimesed koroona ajal jäid koju, neil oli rohkem aega veeta oma vannitoas, vaadata neid silte seal hambapesutuubidel meeleheitlikult, võib-olla isegi mõnikord. Kuidas koroonaaeg teile mõjunud on? Seda on väga raske öelda, sellepärast, et tegelikult ma ütleksin, et me saime hoo sisse, nagu ma ütlesin, me alustasime õpilasfirmana ja ma ütleksin, et me saime hoo sisse pigem alates 2021 aasta algusest, mis oli siis seoses ajujahiga, kus me praegu osaleme. Ehk siis hetkel ma küll ei näe, et koroona kuidagi oleks takistanud meie kasvu, aga samas ma ei saa ka öelda, et see oleks kaasa aidanud, et hammastepesu on ju tegevus, mida sa teed, vahet pole, kas koroona on või ei ole, 2 korda päevas. Et pigem on kaasa aidanud see, et inimesed on rohkem hakanud netis ostlema. Ja kuna meie puhul on tegemist netipoega, siis kindlasti on seetõttu tellimusi tulnud rohkem. Inimestel on ju aega vaadata iseendasse, iseenda suhu, interneti uusi kaupluseid. Mina küll veedan vannitoas rohkem aega kui tihedal tööajal, kus ma pidin koosolekule tormama. Nüüd ma saan kodus rahulikult pikemalt hambaid pesta. On siis tunda ka, et on kuidagi ikkagi müük on hakanud edenema paremini, kui te arvasite? Ja, viimasel ajal on kindlasti. Okei. No saunumiga on täitsa hullugu. Te kasvate kiiremini, kui keegi oskas ennustada. No tegelikult jah, ma kuulasin siin praegu kõrvalt seda koroona juttu ja ma ise mõtlesin, et algselt, kui see koroona peale tuli, siis tegelikult eks meil oli must masendus oli natukene peale, et me olime just valmistunud messideks, meil olid esimesed partiid valmis toodetud, mida me tahtsime messidest laiali jagada inimestele ja siis järsku kõik messidid ära. Aga kuna see on nii uudne toode, et siis oli hästi keeruline läbi videote seda, selleks sa pead saama ikkagi inimeste nagu eraldi otsekontakti, et sa suudad talle rääkida. No nii kui ma sinulegi rääkisin, et mis asja ta tegelikult teeb ja sa ütlesid, et päris huvitav. Et meil kõik need võimalused võeti ära. Ehk kui me eelmise aasta jaanuaris hakkasime lansseerima seda oma toodet turule, siis põhimõtteliselt meil ainuüksi aprillis oli 4 messi, millest 3 oli Eestis ja 1 oli Soomes, siis kõik ära jäi. Ja siis me tulime kampaaniaga, et me andsime inimestele tasuta proovida. Ja see kampaania osutus üli edukaks, et 9% kuskil seadmetest, mis andsime proovida, põhimõtteliselt inimesed jätsid endale. Ja ma praegu mõtlen hirmuga, et kui me kasvame siin 3-40% kuus, et
et mis siis saaks, kui koroonat veel ei oleks, et tegelikult ka... Jumal tänatud, et see viirus appi tuli. No tegelikult küll, sest ka kiirel kasvamisel on omad riskid ja noh, me ju teame tegelikult, et noh, see 3-40% kuus on juba isegi päris palju, et hetkel me oleme isegi selle kasvuga kergelt, ma ei saa ütelda, et hädas, aga see on meie jaoks nagu väljakutse. Mul ei mahu see ikkagi pähe Eesti riigis, kus saunakultuur on ikkagi olnud au sees sajandeid. Meil on UNESCO maailmapärandisse kantud suitsusaunad, meil on see saunas käimine on nagu identiteedi päris osa. Kuidas nüüd ikkagi on võimalik, et tuleb üks insener ja leiutab uuesti selle püha rituaali ja nagu kõik on hullumas? No see juhtus minuga samamoodi, et ma sain nimelt vanavanemate talupäranduseks, kus on selline üle 100 aasta vana suitsusaun, kus on ka muideks mul ema, onu ja tädi sündinud. Ja siis ma austuses selle maja vastu, ma renoveerisin selle ära. Ja siis ma käisin proovimas ja ma üllatusega avastasin, et saun võib ka nagu hea olla, kuigi siiski. Ikkagi ka suitsusaunas on niimoodi, et peal on üleval on väga kuum ja jalad on külmas. See ongi see sauna tunne ju, me ju kõik teame seda tunnet. Tagumik on ära kõrvetatud ja minestus hakkab tulema. Seal on hästi palju tehnilisi nüansse, mida me saime ka teada, kui me tegime Tehnikaülikooliga koostöös teadustöö, kus me katsetasime saunasid. Aga mida ma tahan ütelda, et just nagu sa küsisid võtmest välja mõtlemine, mina ehitasin endale enda sauna, enda sellise sauna, mis mulle meeldis, kus mulle meeldis käia ja ega ma seda nagu äri jaoks ei teinudki. Ma tegin selle iseenda ja oma sõprade jaoks ja pärast tuli välja, et sõbrad hakkas peale käima, et ma peaks selle lahenduse ära patenteerima. Ja nii ta läks, et ma algul ei kuulanud, ei uskunud mitte kedagi, et mõtlesin, mis seal ikka, et mul on muidki tegevusi, kui saunadega tegeleda. Aga kui lõpuks üks sõber tuli ja ütles, et kui sa ise ära ei patenteeri, et siis ma patenteerin ise ja ma paneks ka oma raha siia alla, siis ma tegin ka patendi uuringu, tuli välja, et sellist asja ei olegi varem välja mõeldud, täiesti juhuslikult ja nii ta on läinud. Täiesti ootamatult ja tõepoolest, et praegu need inimesed, kes on proovinud, meil on tagasiside on tegelikult ikka 100% positiivne. Ma ei võiks rääkida kirjadest, mida inimesed kirjutavad või helistavad mulle tänades, et nad lõpuks koos peredega saavad saunas käia. Sa jagad neid keriseid veel tasuta välja inimestele või? Kas sulle võib kirjutada pärast seda tänast üritust, et sa saadad kohe siis inimesele või nüüd on need otsa saanud? Me tegelikult kerisid ja jagame sisekliimaseadmeid, milles saad ajutiselt sauna panna ja siis proovida 10 päeva tasuta. Üldiselt meil hetkel seda kampaaniat ei ole, aga kui keegi ikkagi väga tahab, või meie poole pöörduda ja me leiame lahenduse. Okei. Katrin, kus sul see tõuge tuli, et nüüd peaks hakkama riideid ikkagi kiibistama, sest et jällegi tööriided on vähemalt sama vana kui töö ise, et miks seal nüüd mingit muutust vaja on? No eks seal on mitu ajendit, et esmalt ikkagi turuliidrina me otsime pidevalt võimalusi, kuidas siis enda teenuseid paremaks muuta. Ja meie jaoks on ka väga oluline, kuidas me oma pikaaegsetele klientidele või üleüldse klientidele, me lihtsalt väga hindame pikaaegse kliendi suhteid. Et kuidas nendes pikaaegsetes kliendi suhetes ikkagi klientidele veel enam lisaväärtust luua. Selleks, et see kliendi kogemus oleks siis veelgi suurepärasem. Nii lihtne ongi. Aga mis teil ikkagi nende receptioni poiste ja tüdrukute vastu on? Et kui suur see võit siis nüüd ikkagi on, kui jätta need võluvad lauatöötajad vahelt ära? Kas järgmiseks on see, et koristajate asemel on robotid või kuhu see majutus innovatsioon liigub? No ma arvan, et sinna läheb veel natukene aega, enne kui koristajate asemel on robotid, kes suudavad teha siis nii imeliselt voodi ülesse võib-olla, et selliseid lihtsamaid töid kindlasti saab juba täna robotitel teha, aga eks ta alguses tegelikult kindlasti on ju suurem investeering kogu see tehnoloogia, et ta nii-öelda suhtleks siis selle broneerimistarkvaraga, et inimene, kui ta teeb broneeringu, siis kui ta ei soovi, siis ta ei pea üldse meiega suhtlema, aga kui ta soovib, siis loomulikult virtuaalselt on meil ka haldur, kes kõikidele ta küsimustele vastab, et täna seda, et meil ei ole sellist klassikalist vastuvõttu, ühes küljes kindlasti keskkonnale mõjub hästi, väga palju paberit hoiame kokku, aga kliendi mugavus samamoodi, et kontaktivaba hotelli saabumine, sul ei ole check-in järjekordi, kõik see pool, et võid tulla ükskõik mis hetkel ja nii edasi, et see teeb kindlasti mugavamaks. Olete näinud, Jaapanis on tegelikult juba olemas sellised
lahendused, et sa saad päris inimene saab nagu juhtida neid robotkäsi, et võib-olla ikkagi, no ma ei taha nüüd koristajatele muidugi see mõjub halvasti, eks ju, aga tegelikult need robotid on juba olemas, kes oskavad inimese käte liigutusi jäljendada siis kaugelt juhtimine, nagu me siin Elmo Rendi ka rääkisime, et kaugelt juhid ja panedki selle lina ilusti, et see ikkagi on tulevik. Ma arvan, et see kindlasti ju areneb sinna poole, kui me vaatame ka, ma ei tea, lennujaami või toidupoode, et noh, inimtööjõudu on vähemaks jäänud, aga ta võtab kindlasti aega, et noh, alles ma lugesin hiljuti uudist, et New Orleansis on vist üks hotell, kes siis koroona ajal võttis kasutusele sellise robot toateenija, kes siis käib uste taga ja pakub, kas te soovite ajalehte või kohvi ja niimoodi, et kontaktivabalt saad siis tuppa kõike tellida, et eks neid erinevaid lahendusi kindlasti tuleb ja ma arvan, et maailm liigub sinna suunda kindlasti. No väga põnev. Marilyn, kas sa oled kuidagi nagu kaitsnud ka seda oma toodet, et noh, iseenesest see on ju tore, et tuled välja innovaatilise lahendusega, aga mis takistab, ma ei tea, Colgate'il samasuguse tootega ülehomme välja tulemast? Võib-olla neil on need juba tehtud kusagil? No mis just Colgate'i takistab, on kindlasti see, et kuna nad on niivõrd suur korporatsioon ja ettevõte, siis see uue toote väljamõtlemine ei käi nii kiiresti. Kui meie puhul, kes suudab siis väga hästi kohaneda erinevates olukordades ja uusi tooteid kindlasti palju kiiremini siis lansseerida. Aga mis me juba täna teinud oleme, on see, et me oleme hästi oma retsepti hoidnud salastatud ja see ongi tegelikult ka peamine asi, mida sa saad üldsegi teha, et täpselt nagu Coca-Cola, et ta tegelikult ei ole oma retsepti patenteerinud, sellepärast et siis selle peaks avalikustama. Ehk siis meie puhul ongi kõige mõistlikum lihtsalt hoida asju saladuses ja muud me kahjuks teha hetkel ei saagi. Oled sa tähele pannud, et sellised sarnased käsitöö, hambapuhastusvahendite tootjaid on pärast teie nii-öelda äride väljatulekut hakanud niimoodi välja sirguma või te olete ikka täitsa unikaalsed praegu? Kusjuures maailma mastaabis on neid palju, neid on ja kindlasti, kuna see rohepööre just praegu võtab tuure üles, siis me oleme just viimase aasta jooksul näinud väga palju uusi lahendusi, aga õnneks või kahjuks siis Baltikumi Eestisse need pole veel jõudnud. Aga sinu ambitsioon on jääda ikkagi koha peal siinsel turul inimeste hambapesu viia uuele tasemele või tahaks ikkagi laieneda ka kaugele? Ei, kindlasti mitte, et meil on väga suured unistused. Järgmise kuu aja jooksul tegelikult me juba laienema oma partneri abil siis Skandinaaviasse. Hakkame seal oma püsitellimust müüma ning tegelikult suurem visioon on meil ikkagi üle maailma saada siis suurimaks looduskosmeetika brändiks, just mis põhineb püsitellimusel. Ehk siis kõiksugused tahked seebid, hambaniidid, suuloputusvedelikud on asjad, mida saaks siis teha subscription tellimuse kaudu. Ambitsioonikas, võimas. Andrus, ma saan aru, sina ei ole sellest patendi tegemisest ikkagi hoidunud, et kas juba need Soome kerisetootjad ihuvad hammast huvitav ja otsivad sellist nii-öelda sarnase mõjuga lahendust, et sellest patendist mööda minna? No eks meil on nendega kontakte olnud, et oleme suhelnud siin ka Harviaga võimaliku koostöö teemal. No, ütleme nii, et eks huvi on olnud suur ja ega ettevaatlik peab olema, et ma hetkel kirjutan just 3. patenti, et kuna meil praegune see esimene ja teine patent, mis meil on Euroopa Liidu territooriumil pluss siis veel mõningad riigid nagu Šveits, Norra ja Liechtenstein ja sinna juurde, siis 3. patent me tahame ikkagi, et ta hõlmaks ka kogu Põhja-Ameerika ja Aasia niisugused põhiturud. Ja me ise hindame, et patent annab nagu täiendavat sünergiat veel juurde ka sellega, et inimesed saavad aru, et see on midagi teistsugust, see on midagi erilist, et mida teistel ei ole. Et igal juhul, kui võimalik on, loomulikult see patentimise tee on suhteliselt käänuline, et lihtne ta ei ole ja ega keegi ei tule, tähendab sulle seda patenti kätte andma. Sest ma mäletan, et meil läks ikkagi selle 2 patendi saamiseks protsess oli kuskil 5 aastat. Ja neid argumente, mida vastu pandi, et mul tekkiski kahtlus, et see inimene, kes selle meie patendiga tegeles, see ei olnud vist kunagi saunas käinud, et meil pandi igasugused aurukapsleid ja duširuume ja ma ei tea, mille kõigega meid võrreldi, kui lõpuks siis ma pidin isegi, kuna me tegime esimest patendi, andsin välja eesti keeles need patendinõuded, siis ma pidin pöörduma Eesti Keele Instituudi poole saamaks tõlget konkreetselt, et mida tähendab sõna leiliruum.
et see oli päris sihuke omapärane hetk, et või mis see steam room siis või kuidas on Leili ruum inglise? Sellist sõna inglise keeles ei ole, on higistamisruum, sweet room, sweetening room, aga sellist sõna nagu Leili ruum inglise keeles ei ole üldse. No kas siis inglased ei teagi, mis see saun on, milleks te sinna Põhja-Ameerika turule või Aasiasse tikute? No teavad ikka ja tegelikult... Kui neil pole isegi sõna selle jaoks? Nad kasutavad sõna saunaruum. Ehk nende jaoks, kui meie jaoks saun on kui selline kompleks, kus on ka pesuruum ja puhkeruum ja loomulikult ka leiliruum, siis tegelikult inglased kasutavad nagu higistamisruum ja siis on puhkeruum ja pesuruum. Et seal on nagu teatud sellised lingvistilised erinevused, nimetame seda niimoodi. Aga mis on minu jaoks nagu üllatuseks saanud, et tegelikult ma ise mõtlesin, et kõige suurem maailma saunamaa on näiteks Soome, aga tuleb välja, et tegelikult Lõuna-Koreast on kõige rohkem saunapatente. Ja kui me võtame Indoneesia näiteks, kus on meiega ka ühendust võetud, meid on praegu tänu ilmselt sellele ka, et me nüüd Nasdaq börsil läksime üle maailma üles leitud ja on ühendust võetud, siis on täiesti müstika, et Aasia riikidest. Et seda ei oleks osanud mitte kuidagi oodata. Head sõbrad, teil on kõigil võimalus selles arutelus kaasa rääkida, selle kulgu suunata, kui te kirjutate YouTube'is meie otsestriimi all kommentaare, aga selleks te peaksite hetkeks minema Melti lehelt nii-öelda sinna YouTube'i lehele, siis avaneb ka see kommentaaride kirjutamise aken. Kuni te neid kommentaare sinna küsimusi kirjutanud ei ole, siis jätkan ma siit muidugi hea meelega ise. No kui on sellised innovaatorid, innoveerijad laval, siis tekib ju kahtlemata küsimus, et kui palju tegelikult selliseid kasutamata võimalusi nendes nii-öelda vanades traditsioonilistes ärides te veel näete, kui te lihtsalt vaatate avara pilguga ringi, kas tegelikult ikkagi see illusioon, milles me elame, et maailm on valmis, edasi saame ainult peenhäälestada, on ikka päriselt illusioon, kas teil endal on juba lademetes mingeid selliseid äriideesid tegelikult taskus, mida te nüüd oleksite valmis üldsusega siin jagama? On veel mõni selline sektor, mida üldse saab innoveerida? Või tegelikult on kõik laias laastus enam-vähem valmis? No minu arust küll ei ole kuskilt otsast maailm veel valmis, et tegelikult tehnoloogia ju kogu aeg areneb. Kui me vaatame näiteks autotööstust, et oli bensiiniautod, nüüd on rohkem juba, siis läksid hübriidi peale, nüüd on rohkem elektriautod. Eks igal pool on see innovatsiooni, et ma hea meelega jagan ka oma sauna innovatsiooni pärast seda, kui see 3. patenditaotlus on sisse antud. Tegelikult on see, et kui sa ikkagi tegeled asjaga hingega ja südamest, siis sa leiad alati selle tee, et mida saaks nagu veel natukene paremaks teha. Just nimelt, et proovida nagu omal nahal ja mõtelda, sest alati on kaks võimalust, et kas sa lähed, teed midagi sellist mainstreami nagu teised, aga siis sa pead tegema seda kuidagi kas odavamalt või kiiremini tarnima aga alati leidub keegi, kes on veel nagu odavamalt ja väiksema marginaaliga nõus seda tegema. Teine võimalus on teha seda asja natukene teistmoodi. Ja sel juhul on alati kaks varianti, et kas see õnnestub või ei õnnestu, aga tõenäosus õnnestumiseks on ikkagi oluliselt suurem. Marilyn, see ambitsioon saada maailma suurimaks nii-öelda subscription-based looduskosmeetika tarnijaks kõlab muidugi uhkelt, aga mul on juba Spotify subscription, mul on Google Drive'i subscription, see on nagu hirmuäratav, kuidas mu kontolt raha kogu aeg kaob ja see kõik käib muidugi väga mugavalt kusagil taustal, aga mul hakkab tekkima juba mingi tõrge, järjekordne üks subscription veel kuhugi panna. Miks ma peaksin hambapasta subscriptioni või seebi subscription endale tegema üldse? No aga selles mõttes, et hambapastat pead sa ju niikuinii ostma. Et nagu ma mainisin, see on tegevus, mida meist igaüks teeb iga päev 2 korda kogu elu. Siis ma tunnen, et ma kontrollin seda ostu. Ma lähen poodi ja ma saan valida, et võib-olla on tulnud mingi uus hambapasta, mis mulle väga meeldib. Jah, aga ostes siis münti, et sa lisaks sellele, et sa saad hambad puhtaks, saad sa seda teha ka looduslikult ja säästa siis keskkonda. Ehk siis ka need on aspektid, mis järjest enam muutuvad inimeste jaoks oluliseks. Ja samuti ikkagi subscriptionite puhul jääb minu arvates see mugavuse aspekt. Et mündi püsitellimusega sa ei peagi enam mõtlema sellele, et kui sa unustad hambapasta poes, et see on iga 3 kuu tagant sul postkastis olemas, sa täidad ise oma purgi ära ja sa ei mõtlegi sellele tegelikult, et see on palju lihtsam.
kui hambapastaga tegelemine. Te kõik usute, et me hakkamegi elama sellises subscription põhises maailmas, kus sul ongi püsitellimused tehtud, sul on juba Selverist või Rimist on see toidu püsitellimus. See ei ole natukene, et sa annad nagu mingit sellist spontaanset otsustusvabadust ära. Või see on ainult mingi minu värk, et ma olen see vanakooli Eesti jändrik mees, kes ei suuda neid uusi majandusmudeleid omaks võtta, tahab ikkagi igal hetkel ise seda kontrollida. Oreka sektoris, ma kujutan ette, on sellised automaattellimused ju nagu paratamatud. Jah, tegelikult ongi inimestel ju tänapäeval niivõrd kiire ja me oleme rääkinud siin meie kliendi kogemusest, aga meie klientideks on teiselt poolt veel investorid, kes oma korterid, oma kinnisvara meie kätesse usaldavad ja meie siis neid opereerime. Ja samamoodi, et nad ise ei taha ühegi asjaga tegeleda, nad saavad korra kuus ainult meie käes sellise väljamakse ja raporti, et see on samamoodi, kõik on automatiseeritud ja inimesel on raha ära investeeritud ja ta teenib väga head tootlust ja läbi lühiajalise üüri kindlasti paremat tootlust kui läbi pikaajalise üüri. Kõik kõlab imelihtsalt ja natuke hirmsalt ka. Ma ei tea, kas teil ei ole mingit sellist nagu tunnetust, et kuidagi kontroll hakkabki nagu käest ära libisema, et varsti robotid teevadki meie eest neid otsuseid. See on minu probleem ainult. Ja, aga samal ajal, kui maailm liigub selles suunas, et nii palju on infot ja nii palju on, kõigil on nii palju kiirem, siis on ju hea, et kui mingid asjad on automatiseeritud, millel enam ei pea mõtlema, et see on tegelikult teeb ju inimeste elu lihtsamaks. No see on imelihtne. Kus seal töörõivaste äris tegelikult need innovatsiooni piirid praegu on? Et panite kiibid külge, praegu registreeritakse seal pesumasina juures see tööriide asukoht, aga kuhu te tegelikult veel olete mõelnud, et seda asja arendada saaks? Ja üks potentsiaalne trend või suund on kindlasti see, et nüüd seesama kiibistatud tööriie või millisel igalel kujul hakkaks ka suhtlema töökeskkonnaga. Mis see tähendab? See tähendab näiteks seda, et näiteks keevitaja riie on võimeline keevitajale ütlema, kui ta asub näiteks kuumuse koldele liiga lähedal või et ta peaks kandma lisakaitset või näiteks arvestades siis töötajate heaolu ja potentsiaalselt ka tootmise efektiivistamisprotsesse, oleks ju kena, kui näiteks liinitöötaja riie tuvastaks liinitöötaja väsimuse tunnusmärgid ja eksimiskohad ja suunaks siis juba liinitöötaja puhkama. Ja kindlasti ütleme tänases viiruslikus situatsioonis on kindlasti võimalikud ka sellised lahendused, kus ilma käsi desinfitseerimata ühte osakonda minna ei tohi. Seda saaks seadistada selliselt, et kui näiteks tööriie, desojaam ja uks omavahel suhtlevad, siis saaks luua sellise kombinatsiooni, et enne kui käsi desotanud ei ole, siis uksed ei avane. Ja tänapäeval, mis on nagu praktilist laadi küsimus, juba on küsitud meilt, et kas näiteks tööriietega oleks võimalik kaardistada ka töötajate tööaega. Et selliseid arengusuundi on kindlasti veel väga palju. Me oleme erinevatele arenguideedel avatud ja kindlasti oleme avatud ka siis loomaks seda koostööpartnerite võrgustikku, kellega need ideid ellu viia. No mul on ka tööriided praegu seljas. See on minu tööriietus, minu ülikond. Päris hirmutav muidugi mõelda, et mu tööandja võib, hetkel ma olen küll iseenda tööandja, see mees ja koer tüüpi ettevõtja, aga ütleme, et mu tööandja näiteks Aktuaalse kaamera juht võib kogu aeg jälgida, millal ma siis oma ülikonna selga panen ja mis ma sellega näiteks teen. Et kas see on tulevik? Et igasugustele riietele tulevad need kiibid sisse ja me saamegi kõiki kogu aeg niimoodi optimeerida ja jälgida. Eks kindlasti seal on ikkagi, tuleb ette seadusandlus ja kindlasti peavad kõik tegevused olema rangelt GDPR-iga kooskõlas, et me siis ikkagi ei rikuks inimeste privaatsust. Kui teravalt te seda praegu jälgite ja kui palju tegelikult teie nii-öelda fantaasia voogu on see sama GDPR või privaatsusnõuded piiranud? Me jälgime väga rangelt GDPR-i nõudeid ja loomulikult need näited, mis ma tõin, need on kindlasti tuleks vaadata, kas on seadusega kooskõlas, et see oli nii-öelda fantaasiavoor, aga ka tulevikus kindlasti see nii-öelda isiksuse puutumatus ja privaatsus on väga olulised aspektid. Kas Saunumi kerised peaksid ka jälgima näiteks saunakülaliste vererõhku, seda tuletama meelde, et nad liiga kaua leili ei võtaks või mingid rõõmud elus peaksid ikka inimestele jääma nii-öelda analoogmaailmaga?
ei, me oleme mõelnud küll selle peale, et vaadake, saunumusaunas on inimesed ei ole veel sellega harjunud, et saab saunas istuda kauem kui niimoodi 15-20 minutit ilma väsimata. Selleks on omad objektiivsed põhjused ehk ühtlane temperatuur ja piisav et kogus õhku, mida hingata, et väsimust ei tekiks. Aga oleme juba tähele pannud, et inimesed istuvad reaalselt saunas pool tundi. Saunas tegelikult on mõningad tegevused, mida sa pead tegema, sa pead näiteks jooma vahepeal. See on elementaarne, et me oleme küll praegu oma uue automaatika arenduses näinud ette, et see on vabatahtlik option ehk lisa, et inimesed saavad panna, eriti kui tegemist on näiteks kas siis invaliidide või pensionäridega või kelle iganes, et saavad panna sellise hoiatuse, et kui inimene läheb sauna ja seal on selline andur, mis kontrollib siis inimese viibimist saunas. See täidab ka muud funktsiooni, ehk ta lükkab selle saunufunktsiooni sisse, kui inimene saunas lükkab selle funktsiooni välja, kui inimene läheb saunast ära, et on võimalik panna soovi korral selline meeldetuletus, et on aeg saunast välja tulla, vett juua ja võib-olla siis natukese pärast uuesti tagasi minna. Evelin ja Gerdi, kas teil viskavad inimesed toast välja, kes on liiga kauaks pikutama jäänud, ka robotid juba või kuidas see käib? Kui ma kell 3 oli check-out, aga ma kell 4 veel pikutan. Jah, meil ütleme, need nutilukud veel nii targad ei ole, et nad välja viskaksid, aga meil on endiselt siiski ka haldur, kes siis suudab küll väga suurt hulka kortereid jälgida tänu sellele, et tal on sellised süsteemid lisaks abiks. Aga ikkagi meil on seal inimene ka, kes aitab natukene kaasa. Ja endiselt on meil ka koristajad, kes ikkagi ka uksele koputavad ja ütlevad, et nüüd on aeg otsa saanud. Päris ilma inimeselt ikkagi ei saa. Peab see inimlik puudutus veel ka jääma. No väga põnev. Tuletan veel kord meelde, et saate kõik esitada küsimusi, kellel küsimusi hinge peal on, sest meil on veel peaaegu 15 minutit vestlust jäänud, aga läheme edasi. Andrus, mis need järgmised sammud siis on, et nüüd saunumiga ikkagi maailm vallutada? Kuigi sõna veel leiliruumiks olemas ei ole, on ikkagi tegelikult ju äriplaan näeb ette, et saunumigerised peavad üle maailma varsti hõõguma. No jaa, et kui meil nüüd automaatika esimene arendus valmis saab, et siis me esimene asi, me lähmegi nüüd tegema ju börsilt uut raha tõstmist ja üks tingimus ongi see, et selleks, et laieneda, selleks on vaja mitut asja. Esiteks see, et sul peavad olema loomulikult tooted, mida müüa. Teiseks sertifitseerimine maksab, aga mis kõige olulisem on tegelikult see, et sul peab olema piisav laovaru, mida müüa, sest me oleme juba praegu kokku puutunud sellega, et koroona ajas kuna me ju kõike ise ei tee, meil tulevad halduvõtjatelt nii elektriteenid, lülitid, automaatikale praegu erinevad kiibid, mida me oleme juba valmis ostnud järgmise 10 000 automaatika jaoks, sellepärast, et neid lihtsalt maailmas ei ole. 10 000 automaatika jaoks, et selles suhtes see kõik nõuab raha ja see on üks oluline eeldus laienemiseks, aga loomulikult meil päringuid praegu tuleb sisse täiesti imelikest kohtadest. Alles eile ma sain taaskord ühe ettepaneku koostöös USA-s, et üks firma pöördus minu poole, ütles, et äkki olete huvitatud, et me hakkasid esindama. Et me otsustasime, et me teeme selle, meil oli tegelikult plaanitud 2 aasta pärast, aga me otsustasime, et me toome selle lähemale, sest see näitab, päringute hulk näitab, et tegelikult seal on väga suur turg, mis on meie jaoks veel avastamata. Ja arvestades seda, et ka USA-s saunakultuur väga kiiresti tõuseb, eriti just selle koroona valguses ja lisaks nendele nüanssidele, et meilt saab veel teha, ütleme, et saad teha oma isikliku soolakambri kodus, patenteeritud soolameetodi ja kõige muuga, et me näeme, et tegelikult laieneda on vaja selleks, et kas või oma jalg sinna maha panna ja siis juba edasi vaadata, et kuidas edasi. Loomulikult kõik need vahelaod, asjad, kõik need peavad olema ja see nõuab väga suuri investeeringuid. Evelin ja Gerdi, teil on kõik juba valmis lahendused, mida te oma nutikatesse tubadesse panete või tegelete ka ise riistvara ja tarkvaraga eksperimenteerimisega?
meil on tegelikult olemas jah, selline tarkvara, mida me siis kasutame, mis on ühendatud nii nutilukkudega kui ka kõikide broneerimissüsteemidega ja seetõttu ongi kõik need broneeringud, mis sisse tulevad, klient saab automaatsed teavitused, automaatselt uksekoodi, mis kehtib siis ainult sellel perioodil, kui tema broneering on aktiivne ja peale seda siis uksekood kaotab kehtivuse, et kõik on väga turvaline ja selles osas ei ole ka mitte mingit probleemi, et me ise seda tarkvara ei arenda, aga küll me siis arendame seda kliendi kogemust igal võimalikul moel. Et see ei ole asi, mida eksportima hakata, see on ikkagi nii-öelda uuendus Eesti jaoks, aga mingit patenteerima ei ole kavas midagi hakata veel. Patenteerima ei ole kavas hakata, aga kindlasti me pidevalt arendame oma teenuseid, sellepärast et me saame küll väga palju asju ära automatiseerida ja kasutada neid tehnilisi imelisi võimalusi, mis on juurde tulnud, aga ikkagi see kliendi kogemus on tegelikult kõige olulisem hospitality maailmas, et kõikides ka meie sellistes üürimajades, kus meil korterid on, me oleme väga palju rõhku pannud just sellele, et mis ma alguses ka mainisin, see sisekujundus, aga lisaks ka kõik lisateenused, et Tartus näiteks meil on Astonishing Stay duoloftid, kus siis on privaatkino, mida sa saad kas või ainult endale broneerida või siis sellised privaatseks kasutamiseks jõusaalid ja kõik sellised lisavõimalused, et sul ei ole küll seda vastuvõtutöötajat, aga sul on väga palju muid asju, mida sa saad teha ja kuidas oma vaba aega veeta. Kui palju see rohepööre, Andrus, tegelikult seda saunakultuuri nagu pärsib, et tegelikult ma ei tea, mul on seal suvila maja taga on see hunnik küttepuid ja iga kord, kui ma sealt jälle ühe sauna elamuse endale korraldan, väike okas ikkagi on hinges, et ma praegu emiteerisin siin CO2 ja küttepuu siin läks praegu suure leegiga põlema, et kas see rohepööre nii-öelda sauna maailma ka pöörab? No kui sa nüüd räägid puuga kütmisest ja on ka erinevaid muid variante, puust ka edasi võib ka gaasiga kütta. Loomulikult väga populaarne on ka elektriga kütmine. Elektrikeris pole ju mingi õige keris pole. Tead, mina võin julgelt väita, olles nüüd katsetanud juba sadu saunu, et elektrikerisega küsimus ei ole kerises, küsimus kivimahus. Et kui on piisava kivimahu keris, et sa salvestad selle sooja kividesse ja pärast kividelt õhule, siis mina väidan, et elektrikeriga saunaleil on oluliselt parem ja stabiilsem. Saab võrrelda suitsusaunaga või? Absoluutselt saab võrrelda ja teatud tingimustel on see vaata, et veel parem. Sellepärast, et seal ei teki, seal on stabiilsed tingimused. Kui sa tahad 80 kraadis sauna, siis sa saad 80 kraadis sauna. Kui sa suitsusauna soojaks kütad, siis alguses suitsusauna võib-olla 100 kraadine, siis ta on 80 kraadine, siis ta on 60 kraadine mõne aja pärast ja sul ei ole enam mingit võimalust seda mõjutada. Aga elektrisaun piisava kivimahuga, kus on täpselt samamoodi salvestatud kogu see soe kividesse, et ta on madala potentsiaaliga nagu suitsusaunas, siis see leili kvaliteet on täpselt sama. Tegelikult on täpselt sama. Ja kui sa nüüd küsid rohepöördega seoses, siis väga huvitav küsimus. Tegelikult meil on ju praegu, me üha rohkem ja rohkem kasutame ära nii tuuleenergiat, päikseenergiat, on siin veel erinevaid mõtteid, tähendab, mida kasutada, kuni igast kütteelementini välja. Et tegelikult see on selline huvitav mõte, et võib-olla mingil hetkel on juba elektrikerisega saun oluliselt väiksema jalajäljega keskkonna jaoks kui puukerisega saun. Kuigi tegelikult ega seda võsa ja kõike muud kasvab nii palju peale, et seda on ka vaevalt vaja maha lõigata ja kütta. Ja panustad ju globaalsesse soojenemisse. Me siin ju mõtleme, kuidas ikkagi oma majasid soojustada nii, et peaks võimalikult vähem kütma. Iga kord paned saunale tule alla, isegi kui see on tuuliku või päikesepaneelist tulnud elekter natuke ikkagi karmapunkte langeb. Ja kindlasti, et ma pigem läheneks sellele nagu teiselt poolt, et saunakultuur on ja ilmselt jääb, sest see on osa inimese tervisest ja lihtsalt need, kes on sellega harjunud ja kes tahavad endale nii-öelda mõnusat tervist, mõnusat olekut, ikkagi käivad ennast saunas aeg-ajalt puhastamas ja lõõgastamas ja ka sotsialiseerumas. Et pigem tähendab, mis on meil ka üks osa teisest patendist, on vajaduspõhine ventilatsioon. Sest praegu on näiteks saunades niimoodi, et see õhuvahetus on stabiilne. Pannakse kirja, et umbes, et sul on nii palju ruutmeetrid, õhuvahetus peab olema selline kogu aeg.
siis noh, kuigi me teaduses nägime, et tegelikult see ei ole piisav, sest väikses ruumis võib istuda 4-5 inimest, kes hingavad selle õhu ära nii-öelda mõne minutiga, siis kui vaadata nüüd vajaduspõhist ventilatsiooni, siis see ventilatsioon on kinni sauna kütmise hetkel ja siis, kui inimesed sauna lähevad ja õhu kvaliteet langeb, alles siis hakatakse õhku vahetama. Ehk vaadata nagu selle külje pealt, et kuidas on võimalik seda protsessi teha veel efektiivsemalt ja noh, näiteks soojaenergiat kokku hoida. Marilyn, kas rohepööre tõmbab traditsioonilisel kosmeetikatööstusel vaiba alt ja just sellised keskkonnasäästlikud lahendused nagu teil võidutsevad paratamatult? Tunnet sellest, ütleme, suurt tuge sellest narratiivi muutusest praegu? Ja, et näiteks vaadati siis Euroopa Liidu regulatsioone, siis juba täna on tegelikult kehtestatud eraldi maks plastikust pakendile ja aastaks 2030 peavadki kõik pakendid olema siis ringlusse võetavad ja taaskasutatavad. Ehk siis tegelikult juba kõik need regulatsioonid näitavad, et ettevõtted mitte ainult enam ei taha, vaid ka peavad minema üle keskkonnasõbralikele lahendustele, mis siis annab lihtsalt meile eelise, et me oleme seda juba teinud. Kas need rendirõivad, mis tublid tööinimesed selga panevad, on ka kõik vastutustundlikust puuvillast ja mingit, kuidas ma ütlen, kahtlast päritolu sünteetikat enam lubada ei saa või rendirõivastes ikkagi läheb niipidi, et mida vastupidavam, mida turvalisem, seda parem keskkonnajalajälg väga nagu ei huvita? Noh, selles mõttes, et eks keskkonnajälg loomulikult huvitab ja kogu meie teenus tegelikult keskkonnaalasel vastutustundlikul ka baseerub, sest et renditeenus juba iseseisvalt on oluliselt jätkusuutlikum kui näiteks lihtsalt ostmine, sest et meie ärimudel sisuliselt ju seisnebki selles, et me leiame sellele ühele tekstiilile kasutust seni kaua, kuni ta vähegi vastu peab. Selle käigus me hooldame teda õigesti, me parandame teda, et see kõik nagu kindlasti annab panuse. Mis puudutab tekstiilide koostist, siis loomulikult seal tuleb leida nagu balanss selle vahel, et see riie oleks ühest küljest vastupidav ja teisest küljest ka klienti kaitseks, aga ma ütleks samuti, et see rohepööre pigem annab tuult meie tiibadesse ja mul on hästi hea meel, et ka väga suur osa meie klientidest sellele keskkonnasäästlikkusele ja jätkusuutlikkusele tähelepanu pöörab. Kas teie korterites ööbivad inimesed tunnevad ka muret selle pärast, et kas küte on nüüd ikkagi biogaasi, päikesepaneeliga või siis ma ei tea, põlevkivi elektrist päritolu? Kui palju teie selle keskkonnasurvega ja selle muutunud narratiivi ja mõttemaailmaga peate arvestama? No eks me üritame nii palju kui meie võimuses, et nagu ma enne ütlesin, just plastikvõtmekaarte vältida, paberit, et me oleme ikkagi hästi paberivaba, aga just selle ehituse poole pealt, et me teeme ka hästi palju koostööd erinevate arendajatega, et see võib kindlasti olla selline tuleviku jällegi põnev uuendus, et selliseid tarku ja nutikaid majasid ju on aina rohkem, et ma arvan, et jah, ja tegelikult mille pärast kliendid küll muret tunnevad, kui rääkida sellisest rohelisest mõtteviisist, on just see, et näiteks kas või ühekordsed need hügieenitarbed, et meil on nad kõik ikkagi parabeenide vabad, loomadel testitud ei ole ja nad ikkagi need topsikud siis lagunevad looduses ära, et nad näevad küll välja nagu plastik, aga tegelikult ei ole. Et selliseid asju kliendid küsivad ja tõesti tunnevad muret. YouTube'i kommentaaridesse on saabunud üks küsimus Astonishing tiimile. Kuidas te tajute viimaste kuude kinnisvarabuumi ja millisena näete siis nõudluse kasvu või kahanemist üürikorterite turul 2021? No mina olen kinnisvara valdkonnas töötanud 16 aastat, et selles suhtes ma võin küll öelda jah, et täna on tunda väga selgelt, et inimestel raha on, mida investeerida ja tõesti müügiturg ei ole olnud nii aktiivne. Ma arvan, et 2007 aasta oli viimati, et ma elasin ka selle buumi ja selle kriisi üle ja praegu on tunda natuke samasugust hõngu, et inimesed tõesti tahavad osta kinnisvara ja oma raha ära paigutada. On see ohumärk? Jah, võib-olla. Me teame, millega 2008 lõppes või 2009. Ja, et eks ma ise ka ootan ja vaatan, et mis see kaasa toob, et natuke ohumärk kindlasti on.
teie äri teeb see pigem nagu keerulisemaks või vastupidi, inimesed tulevad oma välja ostetud kortereid teile üürimiseks pakkuma? Täpselt nii, jah. Et inimesed ju tahavad selle korteri ikkagi panna teenima ja võimalikult kõrget tootlust teenima ja siis nad pöörduvad kindlasti meie poole. Et täna loomulikult turuolukord on nagu on tänu koroonale, aga see läheb üle varem või hiljem ja nad ikkagi soovivad pigem lühiajalisele üürile keskenduda, kui selle kinnisvara, ütleme, sellel kinnisvaral on selline potentsiaal. Kas selle sügise kinnisvara kasv jääb viimaseks? Kui teaks kõiki neid ennustusi, et siis oleks väga hästi, et kui oskaks ennustada seda kõike ette. No väga põnev, ootame huviga. Head sõbrad, me hakkame siin vaikselt otsi kokku tõmbama. Ma annaksin veel võib-olla viimaseks remargiks sõna kõigile teile. Andrus, no Saunumil on selge siht tulevikuks. Varsti tõesti saunaelamus ei pea enam tähendama tasakaalu kaotust ja hüppelist vererõhu tõusu. Kus te aasta pärast olete? No vaadates seda, et mis praegu juhtub, on seda tõeliselt raske ennustada, sest tegelikult me praegu ka ei näinud ette, et see tõus nagu niivõrd järsk on. Et loomulikult börsifirmana ma pean mõningad oma siseinfot ka enda teada jätma, aga ma arvan, et ma loodan uskuda, ütleme niimoodi, et juriidiliselt korrektne, et me oleme oluliselt kaugemal, kui me oleme osanud kuskilt otsast unistada. Et praegu küll kõik märgid näitavad seda, et huvi selle toote vastu on, nagu ma ütlesingi, et tagasiside on meil 100% positiivne. See, et inimesed, täiesti võõrad inimesed võtab minuga ühendust ja tänavad, kirjutavad oma tagasisidet. See, tavaliselt inimesed kirjutavad midagi siis, kui sa oled midagi halvasti teinud. Siis minu puhul juba viimased 2 aastat on see, et ma tõepoolest olen saanud hästi palju häid emotsioone ja mõeldes sellele ma usun, et me oleme ikkagi oluliselt kaugemal, kui unistada oleme osanud. Marilyn, kui see aeg, kui inimesed vannitoas rohkem peegli ees aega saavad veeta, läbi saab ja kõik viiruse leviku märgid näitavad, et see võib-olla on läbi saamas, siis kus teie aasta pärast olete? See on väga hea küsimus, et nagu ka Saunumil, siis seda on praegu väga raske ennustada, et me üritame sihtida iga kuu võimalikult suurt kasvu, aga kindel on see, et me oleme välismaal, me oleme juba mingi turuosa sealt hõivanud ja kindlasti veel kättesaadavam inimestele ka igasugustes siis edasimüügiesindustes üle Eesti. Katrin, mis saab aasta pärast töörõivastega? Kas nad ütlevad oma kandjale, et ei, tööd on tehtud juba küll, aeg on puhata? No kuna kahjuks tarbijakäitumi muutmine on pikemaajalisem protsess, siis ma arvan, et aasta pärast me oleme võib-olla seal, kus me saame siis täna nii-öelda juurutatud vilju nautida ja võib-olla siis samamoodi vastu võtta neid kirju, nagu Andrus mainis, et kus kliendid kiidavad meid siis selle innovaatilise lahenduse eest. Ja Horeca sektoris aasta pärast on lõhkenud kinnisvaramull ja palju vabu pindu ja te saate neid hakata järjest ära ostma? Ja, eks meil ole ka üsna ambitsioonikad plaanid ja täna me oleme väga palju vaeva näinud selleks, et kõik oma süsteemid selliselt areneda, et me saaks seda skaleerida ja kindlasti ka Eestist väljaspoole toimetada. Aga meie kõige suurem hirm tegelikult, kui me alustasime, oligi see, et hospitality nii-öelda äri läbi aegade on olnud väga inimkeskne, mis tähendab seda, et kui sa võtad seda nii-öelda inimkogemust natukene vähemaks, et kuidas siis see kliendikogemusele mõjub. Aga jah, meie oleme ka klientidelt tegelikult väga-väga positiivset tagasisidet saanud ja ka see virtuaalne suhtlus, sa saad ka seda selliselt arendada, et ikkagi kliendikogemus säiliks ja klient jääks väga rahule. Nii et see on kindlasti üks oluline märksõna, et me tahame, et nii meie majutuvad kliendid kui meie investorid siis mõlemad väga rahule jääksid. Head panelistid, suur aitäh teile selle mõttevahetuse eest. Ma tean, et ma lähen õhtul sauna. Hambad pesen ka kindlasti muidugi ära, aga tööriided veel kiibistatud ei ole. Palju põnevaid mõtteid. Aitäh, et olite meiega, head sõbrad. Me läheme nüüd
vannitoast, saunast ja magamistoast hetke pärast tarkadesse linnadesse. Püsige kanalil.